Tere. Tšau. Vaatasid mul käed risti või? No ma ei tea, vaata on see... Noh, alustame siis lihtsalt sellest, et palju õnne meile. Meil sai täna aasta aega lapsevanematena. Palju õnne. Iti sai täna aastaseks ja meie oleme olnud juba viimased nädal aega koroonas. Nii et pidu jäi ära. Sinu ema tuli, julges riskida. Nüüd vaatame näpud või teeme panused, kas jääb haigeks ei jää. Ja palju õnne. Palju õnne sulle ka. Mis tunne on siis olla ema aasta aega? Issa mul oli täitsa tunne, et tahaks nagu pikka postitust kirjutada sellest, kui äge on see aasta olnud. Et hea tunne on. Hea tunne on, et väga suur kasv on see olnud inimesena ja ikka nii äge on vaadata valust. Mul on ikka nii äge tütar. Ei, väga tore on. Väga tore on. Jaa. Pole vist 2 kuud teinud või? Ühti kasa või? Mina ei tea, ma just enne mõtlesin, et kas on pool aastat olnud või palju see on, et väga kaua aega pole olnud. Mis sa pead lähemale võtma sellele, kui sa tahad? Nii. Juba ärritsid mu peale või? Meil on siin mingi asi praegu, et enne ma ütlen ära, kui hakkame siin mingi kokkuvõtet tegema, sest et meil on Remo üks koroonatüsistus vist, mida inimesed ei teadnud, on see, et inimesed muutuvad väga vihaseks sellega või võib muutuda. See on üks tüsistus või side effekt või midagi, sest Remol on see tulnud. Kas vihaseks just? Või ärritunud, ta on nagu siuke nagu mesilane käib ringi, et kui sa ei torgi, siis on nagu kaugelt vaadates suht ok ja nagu sa lähedale lähed, siis kohe suraka sulle on täiesti mingi mõttetud, mis ei ole temale tavapäraselt, mitte mõttetud asjad, aga mis ei ole tema tavapäraselt, ta läheb närvi. Aga kui sul on? No minul on... Ma ei tunne, et mul nagu nii kuri oleks, kui sina. Sa oled natuke vähem kuri või? Ma olen natuke vähem, jah. Aga oled ka kuri või? Ei, nagu mul oli vahepeal ikka mega halb olla, et mul siin ikka on olnud küll neid hetki, kus ma olen tundnud, et kogu maailma raskus on minu õlgadel. Keegi hooli sinust üldse? Ei, seda ma ei ole tundnud, aga ma olen tundnud, et meie... Et mina olin sinust vähem kui endast või kuidagi või? Ei. Mina olin haigem kui sina ja see oli meil ju mure. Jaa, meil oligi mure see, et Remol oli kõrge palavik, mul ei olnud ja siis mina ei olnud nii haige kui tema, et minu enesetunne oli... Mulle tundus, et minu enesetunne oli nagu tunduvalt parem, sest mul palavikku ei olnud. Et ma olin nagu väike laps, kes tundis, et kui palavikku ei ole, siis järelikult pole haige. Aga me alustasime... Siuksed põnevad päevad on olnud, siis... Jah, tegelikult üldfoon ei ole üldse selline, et see on... Praegu on olnud väga crazy aeg suht. Mina ei tea, mis asi see on mul praegu. Mul on mingi... Challenge'i pinge äkki. Midagi on, ma ei tea, midagi surub mind kuskilt poolt. Meiega seostas või? Lihtsalt ajul on mingi surve. Ja selle challenge'iga ka seotud. See on kuidagi, ma ei tea, mis mingi, ma ei saagi aru. Hüppame järgmise teema peale, sa said suht ATH diagnoosi nüüd paar päeva tagasi. Bravo, koroona ja ATH, nii et meil on perekond ATH-sid siin. Jaa. Me hakkasime baariteraapias käima ka vahepeal ja ma ei tea, kas me oleme sellest rääkinud või mitte. Me oleme seal, teeb meelega kaks korda. Ühesõnaga, hakkasime käima ja seal tegelikult see psühholoog ütles kohe, et te tundute ikka nagu ATH-vaar, selles mõttes, kui me seal rääkima hakkasime. Et suht tõenäoliselt nägid inimesed ikkagi, et sul on see psühhiaater lihtsalt kuidagi väga ei uskunud, kuna sa oled nii tegus. Et ta arvas, et sa tahad oma limiite. Seda me vist rääkisime, et sa tahad oma limiite nagu näha, palju sa suudad endast välja pigistada rohtudega. Seda ma tahan niikuinii. Aga jah, et rohtusid mul pole, selles mõttes niikuinii. Aga ma arvan, et selles mõttes, et ilma rohtudeta hetkel mul tundub, et see süsteem, mis praegu ongi see õige süsteem. Selle väljakutse või iga hommiku teed oma asjad ära ja alustad võitudega, aga lihtsalt midagi on veel puudu praegu. Mitte nagu see hommik on hästi kõik, aga midagi on kuskilt puudu. No kuna mina tunnen seda nagu vihapurset enda suunas, siis võib-olla ma ei toeta sind piisavalt. Sinu missiooni või sinu seda, et
praegu ka, kui me oleme haiged olnud, siis a la esimene päev, kus ma nägin, et sa olid nagu tikker oli see, kui ma ütlesin sulle, et ei kirjuta, sest et ma tahtsin, et sa aitaksid mind teises toas. Ja see päädiski sellena, et sa käisid siin terve aeg mingi kurja näoga ringi. No võib-olla see ongi, et äkki ma praegu lihtsalt nendel päevadel ma ei saagi aru, mida jällegi teha võib või ei tohi ja see teema. Et mul on nagu, kuna... Või see on nagu mingi... Ei no, selles mõttes, et see ei ole mingi, ma ei tea, see on nagu minu aju hälve, noh, nagu ikka on see, et ma ei oska paika panna seda päeva plaani, nagu ma olen rääkinud, seda on vaja. Sa oled ise ka rääkinud, seda vaja. Aga seda ei teki ja siis ongi see, et ei tea, kuhu astuda, ega istuda ega mida teha saab. Sest et see ongi olnud meil üks asi, mida ma olen nokkinud. Sina ütled, et mina ütlen sulle, teen samamoodi vastu sulle ju nalja. Et telefon käest ära. Mis teed seal? Et ma ei tea, mis siis on. See on meie naljaks muutunud rohkem vist. Või mis siis on? Kuidas sa seda nimetad? Ja see plaani teema lihtsalt minu peas on ikkagi see, et minu jaoks praegu oli ikkagi erandjuht. Et ma lihtsalt minu jaoks oli täielik elluajamine, ilmselt me mõlemad võib-olla mina ei tea, kui halb sinul täpselt su kehas on, nagu ma ei saaks seda mõõta ja sina ei saanud mõõta mind, on ju. Ja meil sattus täpselt nii, et meil, Saara oli ka siin, on ju, Saara jäi ka, mingil määral õnneks lapsed põdesid hästi kergelt mõlemad või Saaral eile tegi testi ei olnudki, et mingi köha ja asjad, et palavikud oli tuldki. Aga mina ise olin täielikus nagu, ma tundsingi, et lihtsalt, et anna otsad nagu mingi hetk. Ja mina sellel hetkel nagu plaani, minu jaoks oli lihtsalt ellujäämine, et sina, jah, ma tean, sa vajadki plaani, aga minu jaoks oli, mida ma sulle kirjeldasin ka, ma lõpuks saatsin sulle sõnumi, sest ma nägin, et sa oled nii kuri ja meil tekkiski mingi sõnavahetus niimoodi, et mul oli nutt kurgus ja ma ütlesingi sulle, et ma tegelikult lihtsalt, see on minu jaoks juba nii suur tugi, et me oleme seal ruumis ja me vastutame ala, ma ei tea, iti mingi toitude, Saara tuleb, mingi keegi tahab süüa, et me oleme seal samas ja kuidagi, kui üks jaksab, teeb üks ja kui teine jaksab, teeb teine, et minu jaoks nagu see sellises, ma räägin, see ennastuna, mis nüüd vaikselt vist hakkab andma lootust, et täna ma sain magada juba. Ja see ongi see kaskkond vist, mis mulle, kus mina ei oska olla, sest mina ei saa aru, kuna midagi saab teha või kes saab teha või kes ei saa teha. Mul on palju lihtsam siis, kui ma saan aru, et ma teen need asjad ära, kõik asjad ära. Või siis jagatakse ülesand ära, kes mida teeb. Ilmselt on see teema. Et kus ma lõpuks ei saagi aru, kuna mu ülesanne lõpeb ja kuna ma saan planeerida midagi kas või 10 minutit, et mõelda, ma ei tea, teha oma asja kuskil. Muidu mulle tundub, et see on vist kõigi nagu... Et ma olen kogu aeg olema valves. Päev otsa valves. No ma ei tea, minu jaoks, ma räägin. See sellises olukorras, kus ma mõtlen nagu ennast, ma toon ennast, et näiteks, et sellises olukorras, kus sul oli, ma ei tea, 38-5 palavik, sa lihtsalt kuulab lausa lõpuni. See oli mõõdetav selles mõttes, et sa olid pikali siruli, sa rääkisid mulle, et sa armastad mind, on ju. Et sa, ma ei tea, guugelda, ma olen üleni läbimärg, et ma ei tea, hirm oli, et hakkad ära surema, on ju. Mina istusin suht terve üleval, katsusin sind, sest mina ei tea ju, kuidas sina oma kehas tunned, vahetasin su tekki poolt ja värki. Ma nagu, see on see koht, kus ma ei tunne, et oma aega, sa lõpuks jah, kui me sellest nagu rääkisime, oli see, et sa ütlesid, et aga palun puhka, et ma lähen nagu, sest itiga väljas käimine oli ka see, et iti kogu aeg tahab praegu väljas olla, kogu aeg. Ja mina lihtsalt tundsin, et ma ei jaksa ja siis ma küsisingi, et kuidas sinul on, et kas sa jaksad minna, et see ei olnud mõeldud see, et ma saaksin üksi toas olla, vaid see, et lihtsalt laps tahab õue minna. No jaa, aga mis sa arvad, mis ma vastan sulle? Kui sa küsid mu käest, kas ma jaksan õue minna? No, ausalt vastad. Mis sa arvad, mis ma vastan? Et ikka jaksad. Ma ei arva, ma tean, et sa vastad. Olenemata, palju mul palavik on või mis mul viga on? No, aga siis tuleb, see on juba, siis tuleb ka ausalt kommunikeerida lihtsalt. No see on meie jaoks, me ei ole üldse sageli haiged minu arust, et see oligi minu jaoks ka mingid asjad tuleb nagu läbi rääkida. Me ei ole haiged olnud, jah, niimoodi. Mina täiesti, mul oli nutt kurgus lihtsalt, et nüüd jääb jälle siuke, täpselt tuleb selline salvestuse osa, kus meil on väga hästi olnud kõik.
meil on nagu, meil tegelikult on ülihästi olnud terve see aeg. Kes ei öelnud, et ei ole? Ei, ma räägin, ma ei taha, sest mul praegu tekib see, et nagu jälle on mingi, et just ma olen ülitänulik olnud, et meil on nagu kuidagi asjad hakanud paika loksuma ilusti ja meil on loksunudki juba ja kuidagi koostöö ja asjad on hästi sujunud ja kodus on tore ja lapsed on õnnelikud ja see väljakutse sütitas sind ka nagu alguses, nii kaua, kui me jäime suht kohe haigeks, aga näha oli, et see režiim sobib sulle ja minul, ma ütlesin, et kui see 100 päeva kestab, siis mina elan nagu spaas. Ma hakkan hommikul üles, mind oodatakse kohvi ja söögiga ja Remol oli nii palju energiat kohe siuke, et oli, ma räägin nagu siuke toateenindus oli kogu aeg, on ju, et veits imelik oli juba. Et õhtul oli kohe, mis ma koristada saan, hommikuks oleks asjad tehtud, blablabla, siuke mingi, kogu aeg oli mingid tabelid ja värgid, et minule siuke asi nagu selliselt ei sobi, on ju, aga temal, mina ei tea, energiat oli nii palju, et oligi siuke, kõlgutad jalga ja vaatad mingi, ok. Et, aga see oli hea ka, sest et minul hakkas nagu see päris nagu kehvaks läks mul juba nagu esmaspäevast, kus ma ütlesin, et mul on nagu ikka väga imelik nagu, et mul oli siuke väsimus. Ma ei olnud nagu haige, mul oli siuke väsimus ja siuke nagu, me käime maju vaatamas praegu, et me tahame endale kodu osta. Et seal oligi, et ilmad olid sellised imelikud ja keldrites ja asjades käid seal ja et siis ma olin täiesti kindel, et lihtsalt väike külmetus, Itil oli ka, mõtlesimegi, et saimegi kõik natuke külma, mitte midagi siukest hullu ei olnud, lihtsalt tunned, et väsinud oled. Et väsimus on. Ja siis see mul hästi sobis, et Remo oli just nagu üliäks ja täis tahtis kõik asjad ära teha kogu aeg. Ja siis kolmapäeval mul oli ka hommikul nagu imelik vaata. Ja siis ma käisime psühholoogi juures ja ma ütlesin seal ka, et ma olen nagu väsinud, aga kuna mul on mingid protsessid ka praegu mingite erinevate asjadega, siis see on minu puhul hästi tavaline. Ja siis seal ma tundsin tegelikult poole selle peale, et oh god, et tegelikult mul ikka nagu imelik, aga see oli nagu imelik ära ka juba minna. Ja siis oligi see, et Reimo ütles, et kuule, mul lihtsalt keset tööpäeva instant läks nagu niimoodi halvaks. Ja siis mina arvasin, et koroona, et see ei saa olla, et vaata, Itil oli kuidagi nagu 1 päeva ja et see kõik viitas sellele, et oli lihtsalt siuke, saime külma veits tuult. Et tegelikult on kõik nagu, minu arust kõik on nagu hästi äge olnud siiamaani. Et ma olen kuidagi väga hästi läbi saanud ja olnud nagu hästi tore. Ja nüüd selle haigusega tekkis see koht, kus ma olin nagu mingi what the F lihtsalt, mis toims, et kus meie koostöö praegu on nagu mingite kohtade pealt, et siuke segadus tuli õhku. Et ja ma räägin, minu vaatest on ma ei oska lihtsalt selles olukorras, kus ei ole üht ega teist täpselt, mis ma ei oska teha, et ei saa aru, kas puhkata või mitte puhata. Kas sa puhkad või ei puhka? Et mul tundub nagu, kui on halb, siis peaks puhkama. Ja minu ja siis sa ütlesidki hästi ja lause tegelikult mingi hetk mulle, et ma pärast mõtlesin ka seda, ütlesid, et Enel, aga äkki on hoopis nii, et sina ei oska puhata. Sest minu peas on see, et ma nagu tean, et ma pean puhkama, aga samas mul on siin pea taga on see, et kui kõik asjad kuhjuvad, siis mul on nagu nii raske olla. Ja siis kuidagi tegelikult ei jaksa ja ei suuda ja siis teed nagu ellu jäämine täielik, nagu minu, ma ei tea. Ja üksi siis ongi raske on küsida ka, et üksi? Et ma räägin, et üksi kui olla vaata sellega, et kui sa tegidki mingit tööasju, siis raske on küsida, sa ütlesid, et miks ma ei küsi sinu käest, et raske on küsida, et kuuled, et tegelikult on juba siuke koht, et ma tunnen, et ma juba nagu et ma tõesti, et ma ei saanud aru nagu kus on see, et palavikku pole ja asjad. Kuidas sinu jaoks puhks veel näeb üldse? Nüüd emana, arvestades, et sa nagu magamine on nagu ta on ja kõik muu, kuna sa, mida tähendab sinu jaoks puhanud tunne? Ma ei tea, viimati ma mäletan, kus ma tundsin, et mul oli nagu mingi ülihea oli siis, kui meil on nüüd lapsehoidja, ülihea lapsehoidja, et oli, kui ta tuli meile ja siis ütles, et ta on käinud mingid korrad ja siis ütles, et kuule, et nii ilus ilm on, et ma lähen itiga õue. Ja siis ma mingi, okei, veits nagu hirmus oli ja siis ma ütlesin, et okei, ta on lasteaiakasvataja ka, et okei, las läheb. Ja ta oli mingi 1,5 tundi ära. Ja siis ma sõin üksi, ma istusin rõdul, lihtsalt
tahtsin mingid asjad tegin ära, panin pesupessu ja asjad ja siis lihtsalt puhkasin. Ja olin, siis ma tundsin küll, et ülimanus on. Aga mulle meeldib, ma ei teagi, mis puhkus minu jaoks on, jah. Kas puhkus võib olla see, kus saad üksi olla, et teha midagi ilma, et ükski teine asi sisse lendaks? Jaa, on kindlasti. See oli, enne last oli minu kõige laadivam asi oligi see. Kuna sa viimati üksi olid siis? Enne seda sama kord või? See sama kord oligi, jah. Ja nüüd on ju järjest kogu aeg olnud ka. Mis asjad? No see mõttes, et nüüd on siin ju, meil on kõik koos on 4 päeva või ma ei tea, palju iganes. Saara, mina, Iti, sina. Ja ma ka. Ja. Et sa ei ole saanud üksi olla. Mis võrdubki, et sa ei ole üldse puhkanud sellisel juhul? No ma ei olegi. Oma haigusest. Et kas isegi see, kus lähedki teise tuppa, või lähed, ma ei tea, istud rõdu peal siin üksinda? See tundub olevat sinu vaatest. Vähem mulle tundub, et see võiks olla suurem puhkus, kui vedeleda ühes toas meiega koos või? Võimalik, jah. No ma ei tea, praegu ongi, et ühesõnaga, minu jaoks ongi keeruline ilmselgelt see vist, kui ma ei saa aru, kumb siis on. Ehk siis tuleb välja, et ma ei saa teadmatuses hakkama ikkagi nagu näha. Või nagu, kus on see, et ei saa aru, sa mõnes käituda. Ja. Ma ei tea, aidata või toetada või mitte. Ja siis oled seal nagu kahe vahel. Ja ongi, sest et sel hetkel, kui ma saatsin sulle, et sa läksid koosolekul ära, vaata, ilma sõnaga ütlemata, meil oli mingi sõnelus ja siis ma ütlesin, okei, et ma üritan nii hästi sõnastada, kui ma oskan, mida ma tunnen, sest et muidu ma lihtsalt paiskan ja siis me oleme mõlemad nagu ja ma kirjutasin need sõnumid, siis ma oli esimene kord vist selle aja jooksul, kui ma nägin, et äkki sa nagu mõistad või kuidagi olid nagu, sest et ülejäänud aeg sa olid lihtsalt nagu see erilane või mesilane, kes käis ja sutsas. Või ilmselt et sa ei saanudki aru. Aga mitte, et ma ise oleksin olnud mingi ülimittärritu, mitte ma seda ei maini. Ma ise mäletan, et see erilase tunne tekkis selle päeval, kui see vist COVID algas mul või oli see hommik või? Mul hakkas õhtu on ju. Ja siis järgmine hommik oli see, et ma hommik vist küsisin, et mis me täna teeme või kuidas me teeme või? No sina tahtsid teha mingit plaani. Ja siis me ei teinud seda ja siis ilmselgelt ma juba solvusin, ma mäletan. Või ma tegin mingisuguse, mitte solvunud, vaid ma... Ja siis oli see, et ma tulin... Ma loobusin või midagi ennast ma üldse tegin. Ma läksin Itiga magama ja siis ma tulin siia, siis sa kirjutasid vist või midagi. Ja siis sa küsisid, et kas sa annad mulle 25 minutit veel ja ma ütlesin ei. Ja siis sa olid sul oli see naeratav vihane nägu, see mingi panid kaana alla ja tulid teise tuppa ja siis mul oli mingi, et siis sa üritasid seal Itiga koos voodis seda teha. Ja mina tegin samal ajal süüa või mingid asju ja siis ma ütlesin, et Iti tuli kogu aeg minu juurde, nii et ma ei saanud mitte midagi teha ja siis ma ütlesin sulle, et palun lõpeta, et palun vaata teda. Ja siis sul oli jälle see ja siis oli see, et kui pilgud võiks tappa, siis see nägu oli peas. Et tollest, sealt hakkas kerima vist siis? Või juba keris varem või? Ei, vist oli see hetk ja sellest edasi oligi see, kus iga asi, mis ma olen öelnud, täna ka ma hakkasingi lõpuks nutma ja ütlesingi, et ma ei oska enam rääkida, et kõik, mis ma ütlen, läheb sulle pihta. Lihtsalt kuidagi, kõik asi. Ei lähe, ma lihtsalt sutsan vastu ka. Ei, sul ei olnud, sa lihtsalt oled vihane. Nagu minu reaktsioon on minu reaktsioon on selline ma ei tea, lapsik või? Ülbe ja siuke vastik. See on nagu siuke, et ma teen su tagasi või mingi siuke imelik. No, see ei ole sinulik ühesõnaga ja haigena seda nagu vastu võtta, nagu kui ma eile ka, näiteks see sama koht on ju, et sa tulid ja me puhusime või Linda puhus õupalle ja mina ei suutnud puhuda, ma ühte proovisin ja Saare ka ja siis ma küsisin, et äkki sa aitad, siis sa tulid minna sinna mingi, mis mul siis siin teha on veel? Ma ütlesin, korista siis. Teeme hommikuks ja siis ma ütlesin sulle, et võta palun oma need ravimid, et vii laua pealt ära. Segavad siin ees või?
siis ma ütlesin et äkki ma tahaks pilte teha hommikul või midagi, et nagu ma planeerisin seda sünnipäeva, me ei saa midagi teha, õnneks su ema tuli, et me saime need õhupallid sinna panna, ja meil polnud kinki lapsele mitte midagi, sest ma mõtlesingi, et me vaatame pärast nagu. Jah, ja see kogu see asi jääbki ilmselt mind natuke kettasse, sest et puhkama pidi oli vaja, aga mida me teeme, ikka on üks suur korraldamine. Ei ole ju, ainult õhtul tund aega ainult puhusime. Tund aega? Jah, puhusime. Ainult tund aega või? Jah. Puhusime ninad on kinni kõigil, kõik läkastavad, kõigil on mingi kõht valutab, halb on olla ainult tund aega. See on sama hea, et kuidas sa tund aega saad iga päev trenni teinud. Aga kas mul on probleem sellega, et kas ma olen öelnud, kas see segab mind? Aga miks sa võid puhuda siis? Ainult tund aega. Miks või? Sest seal oli juba 10 õhupalli täis puhutud. Meil on ikka erinev nägemus endast. Lastepidudest? Õhupallidest? On absoluutselt. Itile väga meeldisid need õhupallid. Talle oleks meeldinud 10 õhupalliga. Jah. Aga selles mõttes, et mõistan, 25 õhupalli vahet ei ole. Need olid 40. 40, jah. Ja näed, õhupallide puhumine on minu see, mida ma ei tahtnud teha. Vaesekene. Sa oled väga palju asju teinud ja ma ütlesin ka seal, et mul on raske näha seda, sest et sa teed väga palju. Mida see raske näha on? Et mul on, kurat, ma ei pea nüüd sõnumid ette lugema, et mul on raske nagu, et me mõlemad ju panustame, et see ei ole see, et ma ei tea, et sa mitte midagi. Aga siis jääb mulje, et mitte piisab paljust õhupull oleks pidanud ka puhkuma, sest kui ma seda ei teinud, siis. Ma ütlesin, lihtsalt rääkisin su nägudest, et kuidas see eile oli, mitte see, et ega Linda sai väga hästi hakkama nende õhupallidega. Aga kui mu nägu oligi siuke, siis äkki olingi väsinud. Äkki ma tahtsin ju magama minna. Ma ütlesin siis, kui ma iti panin juba voodisse, et ma tahan magama minna. Jah. Aga ei. Ei saanud. Sest õhuvall oli. Ei, sa koristasid. Ma ütlesin, palun siis korista natukene. Muidu ma oleks veel kauem läinud. Ühesõnaga, siuke see elu on. Mis me edasi teeme? Kas me paremini saame seda asja hallata siin praegu? Hea on see, et öelda me, sest et mismoodi mina saan hallata ennast paremini on hoopis palju parem küsimus. Mis sa vaatad siukse näoga mind? Mina järgmine kord igatahes võtan tee ja panen kraadiklaasi tee sisse, et mul oleks ka palavik. Hästi. Lase käia. Igatahes... Tõenäoliselt sa ütle siis ka, et sul midagi vaja on, isegi kui sulle see on. Ütled, sest teed ikka asju edasi ja kõik on nagu korras, nagu tavaliselt. Lihtsalt sisemiselt sured võib-olla, aga ikka teed ja ei ütle midagi. Ja siis ma pean ise arvama ikkagi. Ilus oleks. Et võtan nädala vabaks, sest äkki sul on, äkki siis hakkama. Ei, aga see... Ei, ma ütlesin, järgmine kord, kui sa kuulad mind kallis ütlemas hommikul, too hommik. Plus see on mingi, ma ei tea, kes viitsib, mul hakkasid veel päevad ka niimoodi, et mul kõht täiega ka veel lisaks valutas nagu. Ja siis ma istusin seal, ütlesin Remole, mul on nii halb olla, nagu terve hommik ütlesin, mul on nagu nii paha olla lihtsalt, et ma ei saa aru, et see ei lähegi üle. Ma olin pikali maas äkisesin seal, plus kõht veel ka valutusen ju. Ja siis sellel hetkel mina tahan, et sina küsiksid minu käest, kallis, kas ma peaksin täna oma koosolekud või asjad tühistama, et kas sul oleks seda vaja, et ma saan, et sa ise tuled mulle pakkuma, et mul tekib see, et okei, et vaatan, et kas ma nagu, kui hull see siis mulle tundub. Versus see, et ma pean ise sult küsima, sest et mul on raske küsida. Aga siin ongi need teised kohad ka, et ma ei ole ennast piisavalt kommunikeerinud. Näiteks vaata ühe päeval, kui ma küsisin, siis ma sain sult vastuse siukse, et mul on need mingi 45 minutilised vahed seal, nagu kus ma saaks
ja need olid iti uneajad täpselt. Ja siis ma rohkem edasi sealt ütlesin, et ahah, selge, ja rohkem edasi ei rääkinud. Et ma ei küsinud sult täpsemalt midagi, et tegelikult mul oleks nagu, ma küsisin lihtsalt, kas sul oleks täna võimalik mingitel hetkedel ja siis sa ütlesid, mis hetkedel oleks ja need ei sobinud. Aga tegelikult mul oli juba error. Ja siis oli juba kell 2 ka? Ja, oli jah, mingi asi ka. Ühesõnaga, et mina saan paremini kommunikeerida lihtsalt ka, öeldagi, et kui hull on. Sest mul on raske küsida. Ma pean küsima su käest. Ja ilmselt tuleb teha rohkem seda kui vähem. Ja ma kardan, et ma teen seda irooniliselt ilmselt eelmine kord. Kas sa tahad, et ma... Kallis, kas on vaja nüüd puhkust võtta või midagi? Jah. Aga see koroona on ikka üks täis jama, no, ma ei tea, mitmes kord mul see on. Ja nagu tõesti, no nii paha on, et siin aga ma ikka oskan ikkagi nagu ennast ära petta, et ega mul praegu ka suht kehva olla ja ma ütlesin mingi, meil on võimalus salvestama ja see Reimo ema läks praegu iti kaua. Et tegelikult on ikkagi suht nõrk olla ja kõige rohkem rusuvam on mul see, et mul on see tunne kuklas, et järgmised nädalad sind põhimõtteliselt ei ole ka, et kui see nagu... Kas ma võtan järgmise nädala vabaks? Ma arvan, et praegu on vara otsustada. Ja otsustame siis pühapäeval näiteks või esmaspäeval, et siis kui on võimalikult raske kõik asju ära muuta. Et mida hiljem, seda parem. See oli nüüd see iroonia juba. Ei, see oli reaalsus. Et hästi kaua ootame viimase hetkeni südaööni, näiteks esmaspäeva õhtul südaööni või hommikul kella 5-ni. Okei, see oli sarkasmi ja see oli jällegi, see oligi minu see mesin. Mina arvan, et kõige mõttekam on vaadata seda homme hommikul. Et kuidas on, sest täna hommikul juba oli, ma räägin, ma sain juba magada natukene, tundus, et midagi nagu on nagu veits nagu hakkab paremise poole minema. Et täna nagu mitte et hea oleks, aga ma sain magada juba. Mis oli väga suur pluss. Aga räägime siis vahepealsest ajast ka, mis me sellest koroonast võinud siin. No räägi, mis sa tahad rääkida sellest? Niimoodi küsid siis kohe niimoodi otsa. Nii veel asja on olnud tegelikult. Võibki nüüd kerima siin hakkama. Mõtlen korra ennem kellega. Heitu tuleb söögiaeg kohe. Sa tõesti veel psühholoogi juures käinud? Jaa. Hakkasin sinust rääkima, mina ka. See on äge, et ma vahetasin vahepeal psühholoogi. Et ma sellest nagu, kuna mul on mingi endal selline natuke kehva tunne sellega võib-olla natukene, mitte enam ei ole, aga ma vahetasin psühholoogi ja siis ma sain aru, et mul on hästi raske ära öelda või siis nagu ikkagi öelda mingites sellistes olukordades, mida ma päriselt tunnen võib-olla või nagu üldse aru saada. Et mul oli hästi raske, et käisime baariteraapias ja mulle hullult meeldis meie nagu psühholoogiterapeut. Mul selgõits valutab sellest majani. Et ja siis ma küsisin temalt, et kuuled, et kuna meil on sarnane holistiline taust ja kõik asjad, et ma tundsin, me räägime nagu sama keelt. Mingites kohtades ma seda oma psühholoogiga ei tundnud. Siis ma küsisin, et kas on ok, et kui ma hakkaks tema juures käima. Ja siis ta ütles, et teate uusi klienti ei võta, aga kuna ma ei ole enam uued, ma ei ole enam uus nagu, et siis ta võib. Ja siis mul oli see hakkas kerima, et kuidas ma ütlen ära nüüd teisele psühholoogile, et ma enam tema juures ei käi. Ja fakt oli see, et ma kirjutasin talle siis lõpuks ilusa kirja, et isiklikel ja elulistel põhjustel. Siis see oligi minu jaoks isiklik põhjus, et ma lihtsalt tundsin, et teine inimene tundus, et võib-olla aitab mind nagu kiiremini edasi ja see ongi tõsi, et ma nägin 2 korra pealt olen juba näinud enda sees hästi suurt edasiminekut
et see oli õige otsus. Ja siis jah, niimoodi see lõppes. Ja jah, et see oli on hästi suur muutus olnud, sest et ma tunnen, et see psühholoog sobib mulle mega hästi. Et ma ütlesin ka talle nüüd, kui ma käisin, et ma tõesti olen mega rahul. Ja mulle meeldib baariteraapias ka seal. Oli see, meil on olnud kaks sessi. Esimesel sessil oli võtmesõna see, et kallis, kas sa soovid, et ma kallistan sind analüüsimise asemel, mida meil on jäänud vähemaks. Ja teine kord oli see, et ma hakkaks sööma. Oligi see, et me saime aru, et me olime sidunud söömise oma ühisajaga ja kui see ei langenud kokku, siis me mitte kumbki ei söönud. Ja ATH puhul on seda väga vaja, et oleks nagu ajutoit on ju ja kõik asjad ja siis meie ülesandeks saigi süüa. Meile tehti plaan, mis kellad ja siis all olid need, et söömine ei võrdu meie ühisaeg ja mingid asjad, et igaüks vastutab oma söömise eest ise, nii et täiskasvanud inimesed käisime psühholoogi juures ja saime aru, et peame 3 korda päevas sööma ise ja ise vastutama selle eest, et sööme. See on ka üks äge koht olnud ja mis veel? Majade vaatamine, et me otsime endale kodu, vaatame. Et tahaks maja, tahaks ägedat, armsat hubast maja, et lapsed saaksid õues olla, ise saaks õues olla. Mina olen ravimitega katsetanud siin. On and off. Ja praegu ma ei võta, sest et kõik on mega tore, ravimi mõju mingi hetk ei ole enam sama ja samas ta ikkagi nagu ta tõmbab ikkagi sind käima ja kui sa öösel magada ei saa, siis mingi hetke peale ma sain ka aru, et kui ma hommikul ärkan, siis ma olen lihtsalt täiesti zombi, võtan rohu, ma saan mingi hästi palju energiat ja siis Kas psühhiaatriga peaks siis rääkima või? Jaa, aga ma praegu hetkel ma tean, et ma peaks minema uuesti rääkima, et on siuke asi, et kuna praegu on selline koht, et ma olen vahepeal võtnud, siis on jälle tore, hea. Ja siis see uneteema on lihtsalt, et muidu ongi kõik jumala super, aga lihtsalt see, et see ravim ilmselt ikkagi nõuab seda, et ma magan normaalselt ennast välja, et mu süsteem, keha jõuab taastuda. Et kui ma kogu aeg stimulante peale võtan, siis... ravim muidugi ei vaja seda no, ma räägin see ravimiga eriti, et see on umbes see, et kui ma võtangi kogu aeg mingit, ma ei tea, joon energiajooki iga hommik on ju, et siis see lõpuks kuskilt annab otsad nagu, et see ma näen, et see ravim on ülihea, see toimib ülihästi mul. Lihtsalt selle unerežiimiga, mis mul praegu on, tunduvad, et ma teen pigem siukseid sutsakaid, et ma võtan ja siis vahepeal taastun natukene ja siis ja muidu on kui ma siin kunagi olen rääkinud mingist identiteedi kohast asjadest, siis need on nagu taandunud, et ma olengi hakanud rohkem oma väärtust nägema ja mingid siuksed identiteedi kohad on tulnud, et on nagu emotsionaalselt stabiilsem kõvasti. Ka ilma rohtudeta, minu arust. Mina sain oma 7 psühholoogi visiidi kokkuvõttega. Ja mille lõpptulemus oligi siis see diagnoos. Selle ma võtan ka ette kunagi ja räägin läbi. Loen ette, mis värk on. Ma ei tea, kas sellest mingi kasu on, aga võib-olla ise saan targemaks ka. Ma ise olen seda läbi rääkinud juba ja ChatGPT-ga uurinud, sa lugesid ka seda. Et huvitav on... Ma sain isegi ühe fakti erima kohta sealt teada, uue. No, mis asi see oli? Las ta jääb praegu. Kunagi räägid sellest ise siis. Ma ka ühin jälle. Jah, siuke see... Ma ei tea, 3 kuud on olnud igal juhul. Korralik andmine. Sul oli vahepeal hästi suur mingi raske koht, et sinuks on suved hästi rasked. See oli, emotsionaalselt oli sul nagu hästi keeruline kuidagi. No, seal on jah palju asju. Ilmselt on see jällegi vägagi selgesti selgitatav selle sama ajutüübiga.
ja mida ma ei teinud siis, et mul ei olnud struktuuri sellist konkreetset, et ärkan ühel ajal üles, teen oma mingid teatud asjad ära, mis annavad mulle iga päeva puhul põhimõtteliselt progressi, et ma liigun edasi. Vahet ei ole, mis juhtub ülejäänud päeval, aga ma tean, et ma liigun edasi. Ja siis on see puhkused, on inimesed puhkavad, mina ei puhka. Aga siis me tegime selle, vaata, kokkuleppe. Iga päev mäletad. Et iga päev selle asemel, et lihtsalt mingi mollutada kuskil, et me oleme kõnnime värskes õhus. Et muidu oli see, et sul oli nagu emotsionaalselt raske, siis mul on see pilt, vaata, kus sa lamasid, lihtsalt tulid tööpäev, siis lamasid kuskil lihtsalt lapsega. See oli üks päev. Ei, see pilt. See pilt oli üks päev, aga see oli pidev, oli see, et mis me nüüd teeme, vaata, et see siuke nagu see emotsionaalne rammestus või sul oli siuke nagu deprekas oleks enam-vähem. Ja siis mingi hetk me leppisime kokku, et iga kord, kui me sinna nagu pikali jälle satume või sina satud, et siis on see, et püsti ja lähme õue, kui ilus ilm on. Ja me kõndisimegi, käisime väljas hästi palju söömas. Kõndisime lihtsalt ringi, mingid asjad. Ja siis sul ravi sai vahepeal läbi, jah? Ei, ravi pole läbi saanud. No helikobakterist said sa lahti. No helikobakterist sain lahti, jah. Aga sain ju puuetrohud ka, mida ma ei ole ostnud välja. Mis sul nüüd siis viga on? Ei no, see mõttes, et analüüsid tehti, erinevad asjad olid vaja jälle tõsta ühtesid ja teisi. Okei, rohud selles mõttes igast vitamiinid värgid. Jaa, vitamiinid, jah. Koera andsime ära. Ja see ka. Nüüd vähem kui kuu aega tagasi. Ma ei saanud hakkama selle koeraga enam. Mul polnud piisavalt palju aega tema jaoks. Ja kuna struktuuri ei olnud ja kõik asju on nii palju, siis ei õnnestunud mul temaga ei õnnestunud pakkuda talle seda, mida ta tegelikult vajas. Ja nagu ikka, minu elus tavaliselt juhtub nii, et asjad lahenevad ja hästi. Et see, kuhu koer sai, on ideaalne koht. Jah. Tal on nüüd lausa 2 aeda, kus ta saab joosta. Ja tal on siis inimene, kes põhimõtteliselt on kogu aeg temaga. Et ei suhteliselt tundub kodune või liikuv, aga kodune ja liikuv. Aga samas see, et kes teda kogu aeg silitab ja hoiab ja annab süüa ja kõik muu juurde, et see mõttes, et on hästi jopas sellega, et kuigi oli lootus kadunud korraks ka sellega, sest see otsimine vist võttis mingi 6 aega vähemalt aega peale seda, kui ma kuulutuse panin. Nüüd see otsuse tegemine võttis veel rohkem aega, et selle olukorraga ikkagi leppida, et ma olen saamatu selles teemas. Et see mõttes, et jah, kui neil selle suve jooksul või palju iganes asja jooksul on ikka tegelikult, no ilmselgelt ongi palju asju juhtunud. On pidanud otsa vaatama endale. Aga ikkagi. Huvitav, kuidas sellest mesilasest nüüd veel lahti saab. Mis mul sees on? See on Noria on see hoopis. See on Noria, pulli. Ma ei tea, ma mõtlesin praegu, mis ma teha saaks. Mis see pulli on üldse? Kiusaja. What täpselt see on. Ma olen kiusaja olen ma praegu. Järelikult see tähendab, et sa tunned, et sulle tehakse liiga tavaliselt. Midagi on puudu kiusajal. Kiusajale endale tehakse kodus liiga. Mõtlen praegu, et mis ma... Kuna meil see järgmine sessioon selle terapeudi... 17. Varsti siis põhimõtteliselt. Et kiusaja... No mina tean, minul tekib ka see endal see koht, siis kui ma tunnen, et... Kiusame üksteist kogu aeg. Liiga viimasel ajal. No räägime nüüd viimasest mingi nädalast. No ma räägingi viimasel ajal 2 päeva, ega ma ei räägi viimased 4 kuud. No see, ilmselt see 4 kuud ongi hästi ilmselt see ongi nagu mingi lapse koht. Me mõlemad oleme haiged. Meil täiskasvanutel on olnud väga, nagu selles mõttes me ikkagi väga halb olla. Lapsed on siuksed, ikka lapsed mingi panevad ringi ja tahavad oma asju teha. Ja siis jagada oma vahel, seda sinul sattus veel see challenge sinna ajal, on ju, mis oli vastutus, sest muidu sa pead habeme maha ajama, on ju. Siis see, et sa pidid ikkagi töölt, sa pidid ju koolitused ära, sa pidid midagi asju muutma. Ja siis nüüd jagada seda päevatööd
omavahel, mis on vaja teha, on ju. Ja ja siis see, et kes see puhkab, millal puhkab, mina tunnengi, et mina olen nagu vajanud seda toetust, et ma näen, et neid asju on vaja teha, sest et lapsed on lihtsalt, me naersimegi, et Remo ütles, et see oleks praegu see aeg, kus oleks Netflix ja chill, aga nüüd meil ei ole, me ei vaata telekat ka, ehk siis meil oli pandud madrats lihtsalt keset suurt tuba ja siis me olime oma tekkide ja pattide ja inhalaatoritega seal nagu, ja siis Iti seal jooksis ja Saara seal ka tegi mingid asju, on ju. Et see, et mõlemad tunnevad, et nad vajavad puhkust, nad vajavad oma aega kõik asju ja siis seda ära majandada ja jagada, ilmselt see ongi see, kus tekivad mõlemad need kohad, et me oleme ikkagi nagu, me oleme mõlemad orienteeritud lahendustele ja sellele, et tegelikult me tahame nagu teha ja aidata, et oleks kõigil parem, on ju. Ja seal me võib-olla jätamegi mingites kohtades enda vajadused tahaplaanile või kommunikeeri piisavalt selgelt, nagu mina tunnen, minul on see. Ja siis sa ma lasen ennast juba nii piirajasse ja siis, et tuleb see koht. Ja ikkagi sinu asi on õige, et struktuuri on vaja. Et ka haige olles mingi struktuur peab olema, et mõlemad nagu Tanel rääkis mingi aeg, ma mäletan, et jagas seda, et neil oli naisega, et üks magas üks öövis teises toas oli lastega ja teine magas teine öö, et saaks nagu öösel ühe välja magada ja siis kuidagi, et nad vist ei teinud süüa, nad minu arust voltisid nagu mingid toidukorrad, et jääks see nagu ära, mul on praegu see food map dieet, ma ei saa midagi süüa väga. Ja siis siuke minimaalne, et ei pea koristama, ei pea mingid asju tegema, vaid lihtsalt elad üle selle aja nagu minimaalse pingutusega. Oli neil vist minu arust. Mulle meeldis see, et kuidas nad jagasid, et neil on veel neil on 2 või 3 last. Et kui kõik on haiged ja ise oled haige, siis kuidas selles Latsaretis ellu jääd nagu. Aga meil ei ole sukust kogemust olnud varem, nii et saame õppida siit. Mis me õpime mismoodi me õpime sellest? Hea küsimus jälle. Esiteks Mis õigesti läks? Mis hästi lendan selle haiguse perioodi jooksul? Lapsed on õnnelikud. Lastel on lõpuks. Mulle meeldib see, et me oleme ikkagi Saara tegi oma businessi sellel ajal. Ta on väga tugev müügimees. Ta tegi oma massaaži ja mingi jalahooldus selle, et kui me seal pikali olime. Ja on siin vanaemalt ka kõvasti raha kasseerinud juba. Ja siis, ma ei tea, lastel oli kindlasti tore. Nagu, sest me olime kõik seal puntras koos. Ja issi oli kodus. Siis ikkagi me selles osas, et nende viperuste kiuste, siis me oleme saanud kõik asjad tehtud. Kallistanud oleme kõik. Ja päris tülli meil läinud. Ei ole, me ikkagi oleme nagu saanud rääkida omavahel. Ja siis sa oled ikkagi oma challenge'i saanud teha ära. Need asjad, mis sul on vaja teha. Just, sa oled selles mõttes, et ikkagi väga vapper. Sa oled väga vapralt vastu pidanud minu kiusamisele. Ja sa oled öelnud välja ka, mis on väga hea, et ma teen midagi valesti. Ja et ma kiusan. Või mis iganes sa öelnud oled, aga sa oled öelnud seda, et ma olen mis iganes, viha, punn või whatever. Mis sul viga on. Et see mõttes, et see on nagu väga hea, et seda välja oled toonud. Kuigi on raske olnud. Põhiline, mis valesti on läinud, on minu arvates see, et ma ei ole ise ma ei ole piisavalt hästi, ma ei ole võtnud aega, et korraks istuda ikkagi maha ja selgitada oma mingit seisukohta või oma hetke olukorda või nägemust, ma arvan. Mis tähendab seda, et sina ka ei saa aru, kui ma ei selgita või võta korraks seda hetke, sest et ma tunnen, et ma ei ole võtnud seda hetke, et kui korraks 5 minutit istume korraks, mul on seda vaja. Me võime minema sööma kogu aeg. Nice. Ja sul mõtted on mujal juba? Ei, ma kuulsin lihtsalt seda heli. Et sa ei ole võtnud hetke, et selgitada oma olukorda seda, et kuidas sa näed seda kõike, ütlesid sa. Jaa, nii et ma pean võtma selle viisi. Ühesõnaga edaspidi ma pean mõtlema läbi ja siis andma teada sulle.
kas või võtma 5 või 10 minti vahetele, mis hetkel? No jah, mina arvan, et mul oli sama, no see oligi, mida ma selgitasin ka seal sõnumites tegelikult. Et ma tegelikult, minu see oligi, et ma lasin ennast liiga viimse piirini ja nagu ei küsinud varem abi või kommunikeerinud täpselt, kuidas ma näen. Et ma tegelikult, et mul on tegelikult väga paha olla. Ja see, et ma ikkagi nagu teen edasi, kuigi ma ei jõua teha, et ma ei suuda nagu võib-olla päriselt istudagi maha ja või olla pikali lihtsalt. Isegi kui ma näen, et näiteks ma ei tea, sul on korra parem või mingid siuksed asjad, et me ikkagi nagu mõlemad jooksame ringi. Et see kommunikatsioon ja et kuidagi selgitada oma vaadet või oma ennastunnet praeguses, kui palju ma päriselt jõuan. Ehk siis mida ma nüüd luban sulle praegusel hetkel on see, et ma ei käitu nagu sitasiitikas enam. Ja kui ma seda teen... Tabame maha või? Tabame maha või? Ei. Seda, aga ma võin olla vaiksem. Kohati, sest et ilmselt ma pean seda kuidagi, mul need mõtted ikka on, see on automaatne, see ei ole see on minu reaktsioon. Aga ma mõtlen välja, mis ma teen. Ühesõnaga, mul on vaja ilmselt hetkel seda rollijaatust kuidagi ka, või nagu, et kuna puhkab, kes mida teeb, kes vastutab mille eest, millise perioodi jooksul kas või. Et siis mul on nagu lihtsam. Aga see mõttes, et see tuleb niikuinii. Aga ma saan aru, et sul on tahe liikuda teist õppa. Tegelikult kui ma päris aus olen, siis ma päris paha olla. Ka, mis siis tähendab nüüd? Kas sa lähed siis nüüd puhkama? See tähendab seda, et ma tahan süüa kõigepealt. Kõigepealt tuleb lapsele söök teha. Kes teeb siis? Ma ei tea, ma tahan lihtsalt minna kõiki ja vaadata, ma tahan ise ka midagi süüa. Ja siis... Ühesõnaga, jätame selle asja siukse lahtiseks, nii et varsti näeme äkki jälle või? Või mis me teeme selle podcastiga, on meil mingi lubadus siia ette või ei hakka lubama midagi? No lubadus on see, et mida ma nagu korra välja viskasin mingi hetk, on see, et ma tean nagu ühte paari, kes ka nagu mingil määral üks ATH terapeut, kogemusnõustaja, Kristi vist on nimi, on jaganud nagu paari suhtes, mis väljakutsed tekivad koduses õhkonnas just ATH-ga, kui 2 ATH-kad on koos. Ja mis struggle'id seal on ja asjad, et mulle tundus, et see võiks olla hea, kuna me mõlemad, meile meeldib enesearenguga ka tegeleda, et siis natukene jagada võib-olla seda poolt. No jaoks on sellist üks teema. Jah, aga et lubadus tahaks ikka rohkem jõuda teha, et tahaks rohkem jõuda teha. Selles mõttes, et praegu ongi see, et meil on nüüd lapsehoidja ja ta oli nõus ka tegelikult nädalavahetustel andma meil aega, et tegelikult meil peaks võib-olla tekkima rohkem võimalusi teha, et korra kuus võiks ikka tulla üks osa välja. Et see võiks olla veits selline lubadus, sest et see on ka see, mida meile meeldib teha. Et meie Insta-konto on täiesti nagu, kuigi meil on ülipalju ägedaid hetki, mida oleks võinud lihtsalt sinna postitada, on jäänud kuidagi jagamata või hästi vaikseks või täiesti vaikseks, mitte hästi vaikseks. Et tegelikult meil on äge koos ka siin, et meil on nii ägedaid hetki ja asju, et päris huvitav on olnud ka, et praegu ei tule lihtsalt kõik meelde. Elu on ilus, jah, tegelikult. Jah. Et ikka minul on olnud neid hetki, kus pisarad on silmas ja mõtlen, et mis ma elus on hästi teinud, mul nii hästi on. Et neid on olnud väga palju viimasel ajal, hästi suur tänulikkus on olnud. Et lubadus ongi see, et rohkem proovida korra kuus vähemalt jõuda siia rääkima. See ei ole lubadus muidu. See lubad proovida jõuda korra kuus võib-olla siia. See on päris hea lubadus. Kule vallis, ma võib-olla proovin lubada, et ma enam ei joo. Ma võib-olla proovin lubada, et ma olen erilane, võib-olla luban. Okay. Me teeme korra kuus vähemalt midagi, kas või 15-20 minutit. No matter what või? Jah.
nõus Sest- või? kas või Kas see lepib minuga kokku selle või? jah. Ja mis siis saab, kui me ei tee? Täitsa pekkis. Meil tuleb pulmaastapäev ka. Me oleme aasta aega kohe abielus olnud. Mis siis saab või? Ma ei tea, siis paneme kanali kinni. Ma ei ole nõus ennast Tavai. kirjaks ajama. Siis paneme kanale kinni. Jah. Siis kustutame selle ära. Kõik kustutame ära. Jah. Ja meie lapsed ei näe mitte kunagi seda kanalit. Okei, kuule, aga lähme. Okei, aga siis kustutame ära kõik. Ei veel ei kustuta. Või siis, kui me ei tee. Jah, teeme nii. Ehk siis praegu on septembri oma olemas. Oktoobris järgmine. Tavai. Vähe, hiljemalt. Okei, tavai. Tavai, tšau. Tšau.